FC Flora peatreener Norbert Hurt. Täna õhtul seisame siin juba palju rõõmsamate nägudega. Mäng on lõppenud, Paide linnameeskond on võidetud ja tänu sellele, et Levadia kaotas Sillamäele, oleme taas liidrikohal. Jah, loomulikult tabeli koha pealt, ma arvan, on seis nagu hea, et oleme üleval tagasi, aga jah, tööd on palju ja on rasked mängud selja taga on ja üldse palju mänge selja taga on, nii et meie järgmine ikkagi fookus saab olema ikkagi jälle järgmine mäng ehk mäng korraga ja pigem praegu tahame siin meeskonna üles jälle uuesti putitada, natuke puhata ja olla jälle järgmiseks mänguks väga hästi valmis. Pärast selliseid seeriaid, kus võite ei tule, on alati oht, et võivad tekkida pinged. Täna oli meie jaoks selline ideaalne mängu algus, saime kiirelt selle avavärava. No jah, meil on olnud praegu probleeme sellega, et oleme lasknud enne ära lüüa ja oleme hakanud jahtima vastast et selge oli see, et me andsime ikkagi mängijatele ka noodid, et kohe mängu algusest peale tuleb hakata tempoga mängima. Lugesime nagu sõnad peale selles mõttes, natuke ka pidime taktikalist muutuse tegema, et vastane ei saaks vanade ideedega meie vastu tulla ja ma usun, et see nagu täna ikkagi tee edu. Albert Prosalt nüüd üle pika aja selline väga resultatiivne mäng, 3 väravat oli täna heas vormis. Noh, ütleme nii, et poolel ma arvan, ta oli näha, ta oli päris tõsine seal riietusruumis, kogu meeskond tegelikult ikkagi vaatas tema suunas just selle pilguga, et pigem jättis nagu löömata momenti, nii et pigem andsime talle mõista ikkagi, et kui ründaja on kastis, siis see pall on väravas ja selles mõttes tubli mees, et võttis nagu kokku ennast ja lõi 2 tükki juurde. Täna esimest korda alustas Premium Liiga mängu German Schlein, et keskväljal Luigend oli kaartide tõttu väljas ja Rolovil ikkagi vigastus, et kuidas keeramänguga rahule jäid? Jah, ta ütleb meile ka natuke võib-olla ise tundis, et tahaks mängida natuke kaitsemat rolli, aga ütlesime, et usalda meid, me usaldame teda ja mees täitsime ülesande, mängis ikkagi isuga endast kõik kandvalt, oli näha, et ta lõpus läks päris raskeks, nii et selles mõttes ma olen kindlasti tema nagu mängutulekuga rahul, ehk keskväli oli korras ja näha, et meeskond suutis ikkagi pigem seda mängu domineerida. Joosep Saliste debüüt täna Flora eest. Noor poiss Tuublist on teinud korraliku hooaja ja sai täna nüüd esimesed mänguminutid ka siin põhimeeskonnas kirja. Jah, seda küll, et selles mõttes on nagu positiivne, ma usun, et mängija sai oma minutid kirja natuke vähe küll sai need, et oleks natuke varem siin mõni olukord meil mängu ära otsustada, et igal ei tahtnud nagu ka rumalaid riski võtta, et anda noore mängu lihtsalt mänguaega, aga kuigi me uskusime, et kui ta tuleb, siis tuleb ta hästi, siis kahjuks me seda nagu väga ei näinud, et aeg oli nii vähe, aga see mängija on head tööd teinud Tuublis ja kindlasti mees, kes ühel hetkel, ma usun, saab siin juba rohkem mänguaega.